Andres Nöps on küberfüüsika inseneri ettevõtja, kes arendab oma tiimiga elektrilist hüdrofoili. Foilimine on viis surfata nii, et sellega saab tuulevabal päeval tunda end kui sõidulaines. Reifoili mast on disainitud nii, et saad sellele lisada ükskõik millise laua alla ning tunda surfist rõõmu mis tahes veekogul sõites. Saates räägime, kuidas Andres on terve elu midagi leiutanud, miks noorena tasub oma piire katsetada, kuidas romantiline vaesus paneb kiiremini toimetama, kuidas jõutakse ajujahi finaali, miks kiirustada tuleb tegelikult aeglaselt ja kõige olulisem, kuidas teekonnast tuleb rõõmu tunda. Tere, Andres! Tere, Greta! Tere tulemast meie saatesse! Kas sind kutsutakse Andreseks või Nöpsiks rohkem? Minul on esimene küsimus kohe. Mõlemaks. Ja. Kuidas keegi? Ja kui keegi tuleb külla ja ütleb, et Nöps, siis vanemad ka vaatavad ka sinna vaade. Pere vaatab. Kuidas sa täna siia meieni tee jõudsid? Kus sa täna tuled? Milline oli sinu päev? Alustame algusest, kuidas ma siia jõudsin. Pikem lugu. Gretaga vist kuskil mingi veekogu ääres. Äkki me käisin foilimas. Mingi selline lugu eelmine aasta. Ja see foil ja surf ongi vist siia toonud mind. Ja täna, kui sa tulid, kas sa tulid täna ka otse foilimast? Otse foili juurest täna ma ehitasin siis oma järgmist versiooni. Et proovisin jõuda valmis, aga ei jõudnud. Praegu ongi nii ägedad nädalavahetused tulemas, et tahaks neid võimalikult palju ehitada. Aga tahad sa äkki enda taustast rääkida, kuidas üldse jõudsid foilimiseni või inseneeria valdkonna juurde? Et kas olid juba lapsena selline leiutaja? Ja inseneeria ehitamine on mulle väga meeldinud ja lapsena ma harrastasin sellist asja nagu reverse engineering ehk siis tagurpidi inseneeria. Kuidas see käib? On nii, et sa võtad mingi asja, lammutad laiali ja vaatad, kuidas see tehtud on. Nii et ma väga hästi teadsin, kuidas sellised mänguasjad tehtud on, mis juppidest. Kuidas sa koperdid selle otsa, et Maritale on naernud, et ma olin see tüdruk, kes lammutas alati puldid lahti ja siis vaatasin, kuidas need nagu tehtud on ja siis ma üritasin tagasi saada. Ainuke asi, millega ma nagu alt läksin, oli see, et ma ei saanud kunagi nuppa õigesse kohta, siis võis nagu valed kanalid alla. Mäletad, vanast olid siuksed puldid on ja kuidas sa lihtsalt hakkasid huvi tundma selle vastu siis, jah? Jah, ja tegelikult, kui sa niimoodi vaatad ja õpid vaikselt, siis lõpuks asjad ei tundugi keerulised. Näiteks samad mikroskeemid, mis on sul puldi sees või iga seadme sees. Et oma kooli ja projektide käigus ma õppisin ka neid mikroskeeme ise siis arvutis disainima. Sa tegid siin palju reverse engineeringut, aga kas mingi hetk sa mõtlesid ka, et aga kui ma panen need asjad niimoodi kokku, et siis saab midagi muud siit, et kas sa midagi tahtsid hakata ka leiutama või tekkisid sul sellised ideed? Ja, see oligi väga loogiline jätk, et kui alustad sellise lahtivõtmisega, siis kunagi tahaks kokku panna ja kui kas meelega või kogemata paned selle teistmoodi kokku, siis saad ka teistsuguse asja. Tegelikult see inseneeria ongi ju, et see on kombineerid erinevaid lahendusi kokku, mis maailmas on. Enamasti ju iga üksik detail ju on olemas maailmas juba varem ja sina pead oskama neid siis õigesti kokku ühendada omavahel. Mis see esimene asi oli, mida sa nagu päriselt tundsid, et ma panen, ma ei tea, võtan enda mängukaru mingi laulva asja seest mingi asja ja panen selle hoopis ma ei tea, auto peale laulma näiteks või tegid sa mingid süksid asju ka lapsena või? Ma mäletan üks väga sarnane asi, nagu mul praegu on, oli selline, et ma võtsin rula ja akutrelli seest võtsid mootori välja ja panin propelleri selle külge ja auto aku panin sinna ette ja siis panin käima seal. Ja siis see nagu veits isegi liikus edasi tuule jõul. Oota, mis sa põhimõtteliselt üritasid siis teha nagu foiliga nagu rula asemel siis ja? Issand, kui cool. Kus nagu, kas see oli lihtsalt puhtalt, et ma saan niimoodi kiiremini, saan kiirust koguda või see oli lihtsalt huvi? See oli huvi, et see väga praktiline ei olnud, et see edasi eriti liikunud. Inimest ei kandnud, jah? Kahjuks mitte. Kas sul oli ka nii-öelda lapseeas juba selliseid kaasamõtlejaid, ka sõpru või perekonna näol või sa olidki ainus selline insener? Ma ütleks, et mu isa oli väga nagu suureks kaaslaseks selle teekonnal, et kui ma mingi asja lahti lammutasin, näiteks selle sama akutrelli, siis ta ei olnud kunagi pahane, et väga hea.
tubli poiss, nii peabki. Et ta oli väga toetav selle teekonna käigus ja kui ma mõtlen mõnda teist pereliiget, siis nemad kippusid mõnikord pahandama, et oi, jälle sa lammutasid mingi asja lahti või sa ehitad mingit hullu asja. Et ei ole ju mõtet, aga kui ma järgi mõtlen, tegelikult iga asi oli ju mõttega ja kõige parem ongi selline mitteformaalne õpe, sa ehitad, lood midagi ja õpid selle käigus. Tavaliselt sa õpid, et nii ei saa. Mul lihtsalt mõttena praegu tekkis siin, kas sa oled kunagi Rakett 69 ka käinud? Ja ma olen paar korda käinud, aga ma esimesest sealt saatest edasi ei jõudnud. Mis juhtus? Kas see oli selle, ma mäletan, seal on ju tiimivoorud, on ju? Või kas see oli individuaalkatsed? Esimene oli individuaalne ja seal ma ütlen, et mu keemia oli siis veits nõrgem, et seal ma keemiakatsed ei suutnud ära teha, et seal ikkagi need, kes ikkagi saates saavad, need on ikka päris sellised laialdaste teadmistega noored. Nii et sinul oli pigem selline füüsika taust, eks ju? Just nii. Mis viibki meid ju täiesti järgmise küsimuseni. Ma guugeldasin, et sa oled õppinud küberfüüsikaliste süsteemide erialal. Mis see on? Süsteemiinseneeria. Ehk siis jah, kuidas luua süsteemid, kus siis sellised alamkomponendid omavahel väga hästi hakkama saavad. Et siin saabki näiteid hästi erinevaid tuua. Et süsteem on ju ka näiteks meeskond, et kuidas luua meeskond, mis hästi töötab või kuidas luua mingi seade, mis väga hästi töötab. Mida ta peab sisaldama, kus ta algab, kus ta lõpeb. Kuidas see õpe välja näeb? Kas on siis hästi samamoodi katse-eksitusmeetod põhimõtteliselt? Õppeaineid oli hästi erinevaid ja väga keerulisi õppeaineid ka, kust vahepeal ei saanudki midagi aru, mis seal räägiti. Minu jaoks see juba, mis ma välja veerisin, see on juba minu jaoks keeruline. Ma mõtlengi, et see hetk, kui sa olid keskas, et ma ei tea, millal sa nagu otsustasid selle, või kui sa leidsid sellise eriala, mis sul pani siis selle silma särama, et just see on see, mida ma tahan õppida. Kas sul oli, et mis sind toetas siis selle juures, et miks just see eriala? See oli umbes äkki 11 või 12 klass, kui ma käisin ühel Pythoni ja Raspberry mingi koolitusel. Tartu Ülikool seda korraldas. Ja siis seal üks proge poiss teadis rääkida, et tuleb üks uus eriala. Seesama küberfüüsikaline süsteemitehnika, aga et sinna pole mõtet minna, et see on nii raske ja nii keeruline. Mulle kuidagi meeldivad keerulised asjad, et kui on liiga lihtne, siis on ju liiga lihtne jälle, et on hea, kui on challenging. Et see challenging tunne, see, et sa oled oma piiri peal töötad oma selles peak performance'is, see on väga hea. Et just noorena, ma arvan, ei tohiks olla selles mugavustsoonis, et sa õpid mingit hästi lihtsat asja ja ei arene iga päev. Ma olen kuulnud sellist ütelust, et 20-ndatest tuleb katsetada kõik oma piirid ära maksimumini. Ja põhjusel just see, et siis sa oskad 30-selt, siis kui on juba tarkusi tekkinud rohkem võib-olla, eesti keeles ei taha üldse tulla praegu, ajakasutust väga efektiivselt ära kasutada. Et sa ei ole see maksimalist enam 30-ndates, kus sul tekib ka võib-olla rahalised võimalused, sest klassikaline noor 20-selt on 0-100 vaata. Et kas olgu see siis spordiga või karjääriga või mis iganes reisimistega on ju, et võib-olla 30-ndates siis oskad seda efficiently ära kasutada. Räägi, kuidas sul oli, ütleme, just see hetk, kui sa nägid, et katsetad oma piire näiteks spordiga, sest sa oled ka sporti palju teinud, eks ju. Kas see mentaliteet oma piire ka ajuga katsuda tuli ka läbi spordi? Jah, mulle sport on kuidagi, ma ütleks, et iga asi, mis sa teed elus, tegelikult õpetab sind väga palju, loob sulle mingid seoseid ja võib-olla spordi puhul üks seos või näide on see, et ma tean, et ma saan hakkama alati, kui ma tahan, et see pingutus läbi, mis sport sul annab, see on nii võimas. Näiteks kui sul on mingi lõputöö või tähtaeg praegu tulemas deadline, siis ma tean, ma saan alati hakkama, et mul ei ole üldse võimalustki, et ma ei saa hakkama sellega. See on kuidagi see keha võimekuse piirid on hästi kõrgel,
ja tegelikult inimese aju vaata sõidab vahele, et ma ei jaksa, ma ei jõua, ma ei saa, eks ju. Aga räägi, mis deadline sul on praegu? Praegu on selle surfilauaga, mis ma ehitan. Võib-olla ma räägin sellest ka lühidalt, et see on siis e-foil ehk siis elektriline hüdrofoil surfilaud, kus sul on siis laua all on tiivad ja mootor ja käes on pult. Ja siis ma ehitan seda natikene teistmoodi kui varasemad tooted või konkureerivad tooted on. Ehk siis sellist moodulit, mis käib sulle tavalise foili laua alla. Ja see moodul annabki sulle vabaduse kasutada seda enda olemasoleva lauaga või täispuute lauaga või väikse kaidilauaga. Et sa kruvid selle oma laua alla, paned tiiva sinna külge, puldi kätte ja lased peeneks. Ma küsiks enne veel, et kuidas sa üldse jõudsid foilimiseni? Kahtepidi. Mul oli sünnipäev ja mu sõbrad teadsid, et mulle väga meeldib Tesla. Ja siis nad mõtlesid kinkida mulle Tesla kinkikaarti, et saaks sõita sellega. Ja siis üks sõber ütles, kuule, et aga ärme mingit rendiautot kingime talle, et mul on ühe sõbra isal on ka Tesla. Et räägime temaga läbi. Ja siis juhtumisi see kontakt, mille nad andsid mulle, tema on ka Eestis foili instruktor. Ja siis kuidagi me hakkasime suhtlema sealt. Ja siis ma vaatasin, täiega äge on see foil. Ja kuna ma olen ise selline elektriinsener, siis mõtlesingi, et davai, et need e-foilid on hästi ägedad, et tahaks hakata ehitama. Ja siis äkki 2021 jõulud, siis Juhan Peedimaa mulle kirjutas, et kuule, häid jõule, et ma tellisin sulle ühed foilitiivad, et saad hakata katsetama nüüd. Ülilahe, see foil on tegelikult ju kõige ohtlikum nendest laudadest öeldakse ju. Et kui see crashid vaata, et siis nagu ta vist pidi hullult ohtlik olema. Ja, need teravad foilid on jah, teravad küll. Aga õnneks need nüürid foilid ei ole nii teravad. et jah, vaikselt hakkasime sealt siis 2021 detsembris ehitama, kirjutasin paarile sõbrale ja nüüd 1,5 aastat hiljem on täitsa nagu toote moodi asi valmis. Et suhteliselt kiiresti tegelikult on see asi valmis saanud, ma ütleks. Minu sportlik huvi on küsida, millega sa foilima hakkasid kõigepealt? Hakkasingi sama enda tehtud elektrifoiliga. Et Juhan valis mulle välja ühed sellised kõige lollikindlamad kongitiivad ja sinna külge kruvisin mootori, akupakk läks laua alla. Esimene versioon, kus juures aku põles maha mul, et läks ehitamiskäigus lühisesse. Palun räägi sellest, sest mina tean seda lugu, aga Rita ei tea. See on nii tore lugu. Ja, see oli eelmise aasta jaanipäeva paikus. Väga kibelesin juba sõitma, et ma juba 1,5 aastat ehitan seda. Ja davai, kõik on ühendatud, kõik on timm. Ja nii 30 kraadi oli umbes kuuma ka toas. Ja kõik on valmis, perfektne, kõik on hea. Kõik töötab. Ja hakkan seda kaanit kinni kruvima. Ja kruvin kinni ja siis ma vaatan, et kuidagi raskelt, et kruvid lähevad. Aga akutrelliga kes lased neid tugevalt. Ja siis läksidki kruvid läbi aku. Ja siis see aku siis seal üks põlema mul toona siis vanemate kodus teisel korrusel. Kas käis plahvatus ka? Ta hakkas tossama toas, siis ma jooksin sellega õue. Ja sama hetk, kui ma ta õues maha viskan, siis tõmbas nagu räigelt leegi välja. Issand jumal, kuidas te ära kustutsite? Lasite lihtsalt lõpuni põleda või? Siis me üritasime... Jooni tuli. Jah, et üritasime kustutada seda igat pidi ja lõpuks saimegi ära kustutatud, aga ta ikkagi susises veel järgmise päevani. Sest see on ju, mis iganes teil seal aku sees on ju, see on ju väga toksiline ju. Ja me tegime kõige hullematest akudest, kõige ohtlikumad akud, liitium polümer akud. Need põlesid väga hästi ja sellest õppisimegi, et rohkem me neid enam ei kasuta. Aga niimoodi õpib vist kõige paremini, mulle tundub, eks ole. Et sa oma elutoas paned esimese aku põlema lihtsalt kogemata. Ja, et see oli tegelikult väga õnnelik õnnetus ja hea õppetund, kuidas tohib ja kuidas ei tohi teha asju. Et jah, pigem läks see väga hästi.
räägi, kus see foili räägi oma ettevõtte nimest ja kus see nimi tuli? Ray Foil, alguses meil oli nimi Laines Surf. Et tunne end nagu laines, et sul ei olegi lainet vaja, et surfata, aga sa tunned ennast nagu laines. Ja siis mõtlesime, et okei, aga see asi hakkab juba päris nagu normaalseks ettevõtteks muutuma, et võiks panna ikkagi mingi rahvusvahelise nime. Ja siis mõtlesimegi, et üks hea asi on nagu Ray, ta on ju see kala, rai, ja samas ta on ka siis X-ray või Sunray, et kiir. Ja siis ma tegin, mulle väga tegelikult tatoveeringud ei meeldi, aga kui ma käisin sügisel reisil Aasias, siis ma tegin endale Ray tatoveeringu ka, nii et mul enam ei olegi tagasiteed oma ettevõttest. Sa oled nüüd loolatatud. Jah. Aga kuidas sa oma tiimi valisid ja kuidas oli siis hakata jõudma selle teadmiseni, et kuule, et ma nüüd enam ei tee nagu hobi korras, vaid see juba muutub ettevõtteks. Tahad sa sellest ka rääkida? Jah, mul olidki hästi toredad sõbrad, kes mul olid kogu nende ajaga. Martin Vainult, kes oli ka Solaride'is insener, keda ma teadsin varasemalt. Siis oli Mihkel Martin Rüütli, oli Tartu kolledžist. Et vaikselt inimesed niimoodi tulid, keda ma teadsin. Turunus inimene jällegi Solaride'ist, kes oli vahepeal Solaride'is olnud, tuli mulle appi. See oli ettevõte, kus olid enne siis? Ja, Solaride on siis Eesti esimene päikeseauto ja sealt oli siis kas tudengeid või neid tudengeid, kes juba natukene töötasid osalise koormusega. Et mul oligi hea meel siis kaasa kutsuda oma teekonnale. Et inimesed ütlekski ongi need, kui sa mõtled, et okei, mul on vaja mingi asi ära teha, mingi kas turundus või inseneeria, kes on see mu parim inimene mu tutvusringkonnast, kes võiks aidata. Ja niimoodi see asi hakkaski arenema. Nii et mul on täiega hea meel, et on olnud sellised ägedad inimesed, kes vaikselt tulevad, aitavad üliäge. Kas nad kõik tegid seda oma nii-öelda põhitöö kõrvalt lihtsalt, et või? Ja, kes oli koolis, kes käis juba tööl ja mul on mõned oli isegi nii selles teemas sees, ütles, et kuule, kui vaja on, me võtame koolist akadeemilise puhkuse. Ja siis mõtlesin, ei, ärge oma kooli selle asja pärast küll nagu hakake ära jätma, et ikkagi koolis käige edasi ja see on põhiline, et pärast pean teie vanematele seletama. Aga vaatad, mis entukad inimesed tulid kaasa, kui lahe lihtsalt. Aga vaata, nii tore, et sa oled leidnud enda moodi mõtlevad inimesed along the way nii-öelda, on ju. Aga see tuli siis sellest Solaride'i sellest tiimist hakkas nagu see mentaliteet just see, et öeldakse see get shit done suhtumine, vaata, et seal on ka, ma kujutan ette väga keerulised probleemid, mida lahendada. Kas see tiimi kuulumiseks on eelduseks ju loomulikult, aga kas inseneeria on ka eeldus sellele, et sinu tiimi kuuluda näiteks? Tiimi kuulumiseks ei ole mingeid nõudeid, et sa peadki meile hästi sobima, sina meile, meie sulle ja see ongi selline äge sõpraskond ja me üritame luua ja ma ütlekski, et sellise nagu väikse ettevõttekese loomine, selline tehnoloogia ka veel taga, et sul on mingi 100 reaaline checklist ja iga asi peab siis checkima ära. Kui sul mingi asi ei sobi, kas sul pole raha või sul pole tiimi või sul ei ole mingit skillseti, siis sa jääd jälle seisma. Et see ongi selline hästi äge teekond olnud ja lihtsalt saad kuidagi selle checklisti tehtud, saad järgmise taskini, pead jälle ära tegema, et see on hullult äge teekond, hullult põnev teekond. Et isegi ma vahepeal mõtlesin, kui mul mingi raske hetk oli, et pekki, et isegi kui see ei õnnestu, ei ole hullu, ma olen sellest nii palju õppinud, ma saan alati tööle minna, sest praegusest hetkest aasta aega ma pole tööle käinud enam. Wow, nagu kas see sündiski läbi selle, et sa hakkasid oma seda foili disaini? Jah, ma tegelikult töötasin Tartus ühes inseneeria ettevõttes ja hakkasin Tallinnasse kolima. Toona on elukaaslane elas siin siis. Ja siis mõtlesingi, et okei, et lugesin natukene seadusi ka ja vaatasin, et kui sa töölt ära koondatakse, siis sa saad mingi 6 või 9 kuud veel toetust. Ja siis mõtlesingi, et okei, et ma hakkan oma ettevõtet ehitama. Tavai.
mul on rannavõi aeg nüüd ja nüüd on vaja lendu tõusta, et ma olen terve elu kogu aeg mõelnud, et saada see lisaks seesmisele motivatsioonile ka välimine mott, mis siis surub tagant. Selline romantiline vaesus. Et muidu on kogu aeg, sa elad mugavustsoonis, sul on kogu aeg raha, on ju. Aga see hetk, kui sa mõtled, okei, mul on mingi 6 või 9 kuud aega, kus mul mingi raha tuleb ja selle aega peab ettevõtte käima panema. Pean käibe tekitama. Hullult põnev ja mul ongi rõõm nüüd praegu siin olla ja selles hetkes, kus mul on tekkinud käive ja asjad liiguvad. Aastaga tegelikult ikkagi edukaks ettevõtjaks saada. Öeldakse isegi, et majanduskäive on ka ju siis ju, kui sul on see miinuses, eks ju. Sul on nagu aastaga plussis, väga-väga lahe. Ei, plussista selles mõttes ei ole veel, et see kogu see raha, mis ma olen alla pannud, see veel ei ole tagasi teeninud. Rahaliselt ta veel ei ole, aga see potentsiaal, et me juba teenime käivet, see on väga äge, et mina ei oleks osanud aimata, et see nii kiiresti käib. Sest ettevõte, kus ma varem töötasin, kus oli 25 inimest, ma ütleks, et sellele ettevõttele kulus palju kauem aega igasuguse sellise taski tegemiseks, kui mina nüüd üksinda või sellise väikse tiimiga me liigume palju kiiremini kui suur ettevõte edasi. Ma tahaks korra hüpata siis selle toote juurde oma foililauast. Kuidas ta siis on erinev nendest teistest foililaudadest ja et mis on siis see, mida sa oled siin nii usinal nüüd aasta aega siis arendanud? Reifoil ja see ei olegi laud tegelikult, vaid see on hoopis mast. See on mast, mille sa paned oma laua alla. Et see on mast konkreetselt siis, mida sa oled arendanud? Just, see on elektroonika, ütleme integreeritud elektroonikaga mast, et foilil on selline umbes 80 senti pikk mast all ja õnn ongi see, et kõik foililauad on samasuguse kinnitusega ja paned meie masti alla, võtad pulli kätte, oma tiivad külge, et me teemegi nii, et meil asi sobiks, et meil võivad adapteritega erinevate firmade tiivad vahele sinna alla külge. Et sa saadki väga lihtsate vahenditega nautida sõitu ka siis, kui ei ole tuult. Kas see ongi siis eripära, et ta sobib kõikidega kokku või mis sealt veel kuidagi teistmoodi on, et miks sul tekkis mõte hakata siis seda arendama? Jah, üks eripära on see, et ta on modulaarne, ta on moodul, mis sul käib siis sinu olemasoleva laua alla. Ja teine eripära võib-olla, mis on isegi veel tähtsam, on see, et see kogu kompott on siis hästi kerge. Et kui muidu on need e-foilid on, näiteks ma käisin Aasias sõitmas Weidu lauaga, see kalus 38 kilo ja ma nagu vaevu jõudsin selle sealt surfiklubist veeni vedada. Siis nüüd minu süsteem on sellest enam kui 2 korda kergem, et see on alla 20 kilo kõik kokku, et see mast on 11 kilo, su laud on mingisugune 5 kilo võib-olla keskmiselt ja tiivad on ka paar kilo juurde, et mingi 17-18 kilo on minu süsteem, siis see on hästi kerge ja mis juhtub, kui sul on täispuutav laud, on see, et saad panna seljakotti, ehk siis kogu su surfivarustus on sul kotis kaasas, saad sellega minna igale poole. Mis tahtsin küsida, et kas ma saan siis Rappa ja kuhu iganes Võrtsjärve äärde, kuhu iganes sellega sõitma minna, on ju? Just. No sa oled seal ikka väga efektiivseks siis teinud, et tundub, et päris big deal nagu selle koha pealt, et aga foilimine, mina esimest korda kuulsingi siis foilimise kohta siis läbi Grete, et sina tegeled sellega. Ma ei tea, et kui kindlasti, kes surfiga tegelevad, on siis natukene rohkem nagu teada, aga kas foilimist sellegi poolest, kui palju seda on teada, et kas nüüd ongi võib-olla siis see koht, kus sa saad hakata seda nüüd turundama kuidagi Eestis ja või ma ei tea, või kuidas su plaanid on üldse seoses sellega, et kus on sinu siis turg? Minu turuks ma esialgu alustan hästi rahulikult Eestist ja mis ma tahan hästi ruttu teha, on panna need testikeskused, siuksed rendikeskused välja, et siis ma näen, kui see laud saab iga päev kasutust või retsi iga päev, et mis juhtub, kus ta läbi kulub, mis tal üle kuumeneb pika aja peale, et näha kõigepealt seda, et sellise raudvara tootmine tegelikult on ikkagi üsna pikk protsess just katsetamiseks, et mis juhtub aasta või 2 või 3 aasta pärast, sest minu selline eesmärk on, et see oleks, ütleme, 5+ võib-olla isegi kuni 10 aastat võiks see foil kesta, on meil selline unistus, et see oleks hästi kvaliteetne asi, mis sa ostad ja sul jääbki hästi pikaks ajaks.
et pigem siis ennem nagu sureb see laud maha, et sa saad nagu jälle integreerida järgmise asja külge selle, jah. Just, et tahakski teha hästi kvaliteetse asja, sellise premium asja, mis lihtsalt kestab ja kestab. Et ei ole seda, sellist prügi ei tekitaks maailmale juurde, mida ei ole vaja. Ja sellepärast ka meie toode on ainult mast, ainult kerge väikene mast, mis saad kasutada, et mida vähem sul peab olema kodus mingit palju kola, palju igast spordiinventaari, seda parem on. Ja ma just tahtsingi jõuda selleni, et tegelikult Eesti on ju tuntud selle poolest, et meil ei ole võimalik ju lainelauda sõita Eestis. Meil on mõned üksikud rannad, kus tekib mõnemeetrised lained, eks ju, et see on kuidagi ikkagi välismaa teema rohkem, et tegelikult see foil on ju ideaalne võimalus, et sa saadki proovida seda nii-öelda kõige klassikalist lainelauda, aga sul on mingi mootor all, et sa saad nagu seda oskust arendada tegelikult Eestis. Aga kas mõni välismaalane on pitchinud juba sulle selle idee ka, et on juba kõlakad ka kuskilt, et sa toimetad sellega, et keegi tahaks sult juba, ma ei tea, et sa suunaksid ennast ekspordi peale? Jah, me käisime veebruaris tiimiga Kanaaridel, olime 6 aega siis seal, me katsetasime. Ja siis ma sõitsin seal sadamas ringi. Mingi jaht hakkas minema sadamas siis merele. Ja ütles, et kuule, mõtleme su peale ja siis räägid, mis värk on. Ja siis rääkisin sellest ja siis jahiomanik ütles, et kuule, et mul on poisil sünnipäev varsti tulemas, et ma ostan kohe sularahas ära. Lähekski loosi või? Ja siis ma ütlesin, et me ei saa selle müüa, et me oleme siin ja meil on veel mitu nädalat sellega sõita. Ja et praegu ei saa, et võtsime ta kontaktid. Ma olen tal unustanud kirjutada, et võib-olla nüüd peaks kirjutama. Suvi on tuleb küll ju vaata. Et ta on selline väike asi ja ta ütleski, et see mahub kotti või. No siis läheb jõulupuu alla. Istukud uus. Et ma näengi jah, et need jahiomanikud on üks sihtgrupp, kelle see väga meeldib, et kui sul ei ole tuult, ei ole sellist fun'i asja juures, et siis sa loed seal tegelikult ju oleme ausalt suhteliselt halb tunne on olla jahiomanik. Sa kõigud seal merel, tuult ka ei ole, sul ei ole midagi teha, sul on nii halb lihtsalt olla seal. Aga kui sul oleks foil, elektrifoil, sõidad sellega, naudid kurve, see oleks fun. See oleks lahe, ma isegi mõtlesin selle peale praegu, et see on nagu keset ookeani ka, viskad kus iganes selle vette ja lased ringi. No mulle tundub, et peale nende inimeste, kellel on jahid, isegi ükskõik kes, et see tundub nagu väga lahe, et ma olen ainult videosid näinud, aga see tundub küll nagu hullult vinge, et tekitab küll veits nagu tunde, et sa oled nagu seal Jeesus vee peal lihtsalt hõljud. See on hästi huvitav tunne. Kui sa lendu saad, siis sa pead hoidma ennast nagu ikkagi nina jälle allapoole, et see päris lendu ei tõuseks. Et see on väga äge tunne, seda raske kirjeldada. Ma arvan, inimesed peavad seda ise proovima. Et Vambolas siis suvel saab ka proovida meie foili. Sa oled tegelikult toodet arendanud väga jõudsalt, päris kiiresti tegelikult aastaga. See on ikka mega metsik kiirus ju. Kas sul olid mingid raskemad kohad ka, kus sa nägid, et sa praegu rääkisid kulumisest on ju, et mida sa ise võid ette näiteks näha, mis on selle toote puhul võiksid olla kõige suuremad kohad, kus ta nagu võib-olla hakkab alt andma või siis vastupidi, ma ei tea, kiirust juurde lisada või ma ei tea, vähemaks võtta, et see oleks nagu kasutajasõbralikum, mingid sellised kohad. Eks ikka neid kohti, mida võiks optimeerida on ja näiteks üks asi on aku, et kui algul mõtlesime, et võiks olla tund aega see aku mahutavus, siis nüüd me vaatame, et tegelikult võiks isegi vähem olla, et oleks veel kergem, et ta on praegu 11 kilo, aga kui teeks akut natuke väiksemaks, saaks veel alla, et kui saaks mingi 8 kilo peale selle asja, et see 8 kilo on juba selline, mida sul on väga mõnus kaasas kanda, et 8 kilo pluss laud ja tiivad, see tähendab seda, et sul on mingi 15 kilo kogu see setup. Et see on siis juba nii kerge, et sul on ta kotis ja põhimõtteliselt sul ei ole enam nii raske tunne, et 20 kilo on selline, mida võib-olla igaüks ei viitsi seljas kanda, et ta on ikkagi oma jagu, aga 15 oleks väga hea ja selline 45 mintla sõiduaega, ma arvan, on väga timm. Ma just tahtsin küsida, ma ei tea millegi pärast, mul selline analoog tuli pähe, et mäletad, kui tõuksid tulid välja, siis olid ju osad olid, millel said reguleerida näiteks kiirust hästi kiireks. Ja need muutusid reaalselt ohtlikeks inimeste jaoks. Mõnid ju läksid ju mingi 90 kilomeetrit tunnis välja. Kas sinu foiliga on sama nagu murekoht näiteks? Mina mõtlen küll, et kui ma tahan proovima tulla, mina ise timmin kiirust on ju,
aga kas on ka selline võimalus, et inimene nagu läheb liiga kiiresti sellega? Või seal on piiratud see on minu puha sportlik huvi praegu. Jah, esimesed foilid, kui ma ehitasin, siis ma kuidagi, ma ei tea miks, aga ma arvasin, et võimsust on väga palju vaja. Et see oli mingi esimene foil, mis maha põles, see oli 20 kilovatti võimsus. Et hea, et see vett ei puudutanudki, et see põles kohe maha. Sest järgmine oli mingi 12 kilovatti. Ja see oli ka nagu liiga võimas, et kui sa kogemata vaid gaasi põhja, siis ta nagu paari sekundiga sõitis üles välja. Ja nüüd ongi selline mingi 4-5 kilovatti ja see on selline mõnus, piisavalt sujuv, et kui sa paned gaasi põhja, siis ei ole suga juhtu midagi hullu. Aga sul on ikkagi see, et kui mina sõidan, siis ma kiirendan jah gaas põhjas, aga kohe kui ma saan üles, ma saan poole peale tagasi, et oleks selline mõnus kiirus, et ma ütlekski, et liiga hullult kihutada ei olegi tore, et võib-olla üks näide, et mul on, sain omale tsikli ka ja tsikliga on ju see, et tahaks ka uljalt sõita ja kurve keerata, aga kui sa kukud tsikliga, siis on jube valus. Ja kui sa foili kukud vette, siis ei ole jube valus, et sa saad selle foiliga palju rohkem sellist ekstreemsust ja nautida, katsetada neid piire, kuidas sa kurve keerad, nautida seda. Ja muudel aladel sa oleksid väga haiged, kui sa kuskil mujal kukud, siis foiliga sa kukud vette ja sul ei juhtu midagi. See on, ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et meie Eestis on hästi kiviseid randu näiteks ja mingid sellised asju, et kui sügaval vees sa sellega sõita saad? Ma olen sellega igal pool sõitnud ka madalas vees, aga mõistlik ongi ikkagi vähemalt 80 senti sügav. Et kui sa juba üles saad, siis sa saad sõita ka madalamatesse kohtadesse. Aga jälle madala kohaga on see jama, et kui sa sõidad kuskile mööda jõge, ma sõitsin Pirita jõge mööda üles voolu, et seal mingi hetk läks ikkagi nii madalaks, et kui sa peaksid seisma jääma seal, siis su laud võib-olla enam ei puudutagi vett, et sa jäädki selle tiiva peale sinna õhku seisma. Issand jumal. No jah, ega selles mõttes siin neid tõuse ja mõõne, nagu me teame, siis hommikul võib sul vesi rannas olla, õhtuks on ta juba kadunud sealt, on ju. Et tasub uurida enda kohta ka, kuhu siis selle vette lased, eks ju. Just. Kui sa nüüd tagasi natukene mõtled ka veel seda aastat, et kas see foilimast on sinu jaoks olnud esimene selline leiutis, mis sa oled siis nii-öelda, et nii-öelda mõttest sai nüüd toode, et on see sul esimene praegu või sa oled varem ka mingit leiutanud mingisuguseid algusest lõpuni? Jah, ütleks, et seal päikseauto projektis ka üks väga äge selline projektikene mul oli, milleks oli siis aku selline battery management ehk siis aku haldusplaat, mis ma ütleks, et kui seda tehnoloogiat rakendada praegustel autodel, siis see võiks ka olla päris nagu selline, ütleme, see on väga väikene asi, mis annab efektiivsust juurde, aga see oleks väga tore, kui jälle mingi 0,1% muutuksid meie autode efektiivsemaks. Et ma arvan, et ka selle päikseautoga oleks saanud väga palju leiutada juurde ja seda leiutist kuidagi maailmas siis kasutusele võtta. Kuidas siis käib ühe leiutise leiutamine nagu sellest mõttest selle lõppasini, et sul on see prototüüp võib-olla ka mingi hetk ja kõik need võib-olla sammud, kui niimoodi mõelda, ma ei tea, mina näiteks ei tea mitte midagi sellest maailmast, et kuidas see välja näeb? Leiutamisel on siuke hästi huvitav asi, et sa hakkad inimeste käest küsima, et kuule, mis sa arvad sellest asjast. Ja hästi tihti väga targad inimesed ütlevadki, et kuule, see on tore mõte, aga sellega on nii palju miinuseid kogu selle asja juures ja see väikene võit ei tasu ära. Näiteks sama Solaride'i akuhaldusplaat ka, võib-olla see annab sulle 0,1% efektiivsust juurde. Aga see vaev, mis sa pead nägema, et kas see tasub ära. Ja ma olen kindel, et kunagi nagu nii keegi teeb selle ära, et kunagi see vaev versus see benefit, see kasu tasub ära. Ja nagu sellel minu foilil ka, meil on mentor, kes on Zetfinsi ehk siis Eesti foili tiibade tootja, siis see on juhtiv insener. Ta ütles ka, et kuule, jumala äge mõte, et ma olen ka ise mõelnud selle mõtte peale. Aga täiega tore, et kutid, et hakata tegema seda, et siis tema ei peagi seda sama ideed hakkama ise ehitama, et saab keegi teine, kes saab tema eest seda teha. Ja et seal on mingid miinused. Ja me kunagi ei tea, mis nagu saab sellest. Miks tema sellega nagu ei läinud edasi?
kas ta nagu keskendus nende miinuste peale siis liiga tugevalt sa arvad? ja seal on mõned väiksed miinused on sellel, et kui sul seal aku sees on masti sees on akud, mõned väiksed miinused on, aga nüüd, kui me läbi närisime nendest miinustest, siis on see jube äge. Kas te olete käinud pitchimas ka kellegile või kui te alustasite selle, saite prototüübi valmis, käisite pitchimas ka kuskil? Ma olen näinud lihtsalt tähendab Instagramis te olete jaganud, mis te teinud olete vahepeal. Et ole ja räägi nendest ka natukene. Ja, me oleme Ajujahi top 20 siis sellisesse finaali jõudnud, nii et nüüd meil ongi suvi läbi vaja kõvasti vaeva näha, näidata oma progressi, et sügisel, kui see päris finaal on, siis seal me saame näidata žüriile, kuidas meil siis läinud on ja et Ajujaht on hästi äge ja enam-vähem iga nädal on mingi koolitus või mentoring, et asi vaikselt liigub ja mul ongi väga hea meel ka igasuguste inimeste üle, kes nagu sotsiaalmeedias näevad ja kirjutavad, annavad mingit nõu, et inimesed lihtsalt see jääb silma, see foil, selline nunni projekt ja siis nad annavad lihtsalt nõu. Täna näiteks mulle üks kutt kirjutas, et kuule, et okei, teil on siin Eestis ja Euroopas võetud see kasuliku mudeli nagu see patent ära on ju, et aga võtke kohe nagu laiendage edasi, et võtke USAsse, Austraaliasse ja Kanadasse ka, et see on nii äge projekt, et pange täiega. Ja siis ma täna kohe kirjutasingi patendivolinikule, davai, et lähme asjaga edasi, paneme edasi. Et selline väikene infokillukene annab sulle nii palju motti ja boost'i juurde ja inimene ju heast soovist kirjutas selle ja mis mina teen teistmoodi kui teised ettevõtted on see, et ma tahan jagada väikseid osalusi. Ehk siis ma liitusin sellise Eesti startupiga koos, Taavi Kotka startup, mis aitab sul jagada oma firmast väikseid osakuid. Nii et ma siis tahangi nii teha, et kõik abilised, kes mind aitavad, siis ma suudaks neid natuke tänada ja nemad tunnevad, et minu abi läks asja, et ma olen see väikene osakene sellest firmast. Et see läheb kuhugi vaata, tegelikult on see suur asi, sest see ju tuleviku mõttes annab sellele inimesele ju kindlust ka ja ta tahab olla osa ja ta tahab mõelda kaasa ja väga-väga vinge. Vaat sa oled üks esimene meie saate külalistest, kes räägib, et ma tahan oma ettevõtted ka nagu osalusega kellelegi jagada, kes kuulub mu tiimi. Et see on väga isetu tegemine. Kuidas siis on tunne, kas see hakkab sul ka mingil hetkel, kuidas sa ise tunned, kas ta hakkab sul üle pea ka kasvama mingi hetk? See visioon on tegelikult päris suur sul juba. Üle pea kasvama, eks ta ikka hakkab, aga ma ütlekski, et kuna see foil, ta on selline fun asi, siis seda präänikut on siin nii palju. Eile mul oligi esmakordne juhus üks tiimikaaslane, abiline, siis ma ütlesin, et kuule, sa teed täiega palju. Et võiks kokku leppida nagu mingi tasu sulle iga selle taski eest, mis sa teed, mingi tasu. Ja siis ta ütles, et kuule, ma ei taha, et kui ma saan vahepeal foilimas käia, siis ma hea meelega aitan. Tore. Ma kõrvalt kuulen ja mõtlen, et sa oled õppinud inseneriks, et oled insener ja kõik, kuid samas see, mis sa praegu räägid ja need osakud ja kõik see ja sa oled maksettevõtjaks muutunud. Mul on üks sõbranne, kes töötas päris pikalt Soomes, seal nad ehitasid tuumajaamasid ja nii edasi. Tal oli hästi palju kokkupuudet inseneridega. Jumal küll, kui seal tema tahtis ainult siis oma neid inseneri asju mõelda, et kui mingid muud küsimused natukenegi on, et tal juba nagu stress peale, et mingid rahastused ja kõik sellised asjad, et nemad ei tahtnud sellega üldse pistmist teha. Aga sul on kuidagi tulnud see nii, kas siis hästi nagu loomuomaselt, et sa oled kuidagi täitsa teistsugune insener siis vist mulle tundub nii või kuidas sa ise hindad ennast? Võib-olla siis võikski öelda, et ma ei ole insener siis. See on rohkem kõik ära petnud. Jah. Et ma ei ole insener, et mulle just meeldib inimestega chillida, neile tekitada see turvaline keskkond, kus nad tunnevad, et ma saan teha, ma saan särada enda spektris, ma saan teha oma inseneeriat või ma saan teha turundust või ma saan teha oma mingi kolmandat valdkonda ja ma ei pea muretsema teiste suundade pärast ja just luua see turvaline keskkond, see ongi minu selline lemmiktegevus, et kui ma seda foili masti ka disainisime, siis see insener ütles, et kuule,
ühesõnaga see peamentor ütles, et ärge midagi ära tellige, ära ostke enne, kui peakoost pole valmis. Peakoost on siis kogu see joonis kõikide komponentidega. Ja siis, kuna talv juba tuli peale, me teadsime, et me tahame jaanuaris või veebruaris minna reisile, siis me teadsime, et me peame nüüd november, detsember juba asjad ära tellima. Need mastid, mis oli ülikallis, et see oli mingi 10 000 eurine tellimas. Ja see hetk nagu me ei olnud keegi kindlalt, kas asi üldse töötab. Ja siis ma ütlesin kutid, et vahet ei ole, kas see töötab või ei tööta. See teekond, kus me oleme, see on juba nii väärt seda ja täiesti suva, kas see töötab või ei tööta. Me teeme mingi järgmise asja, siis peaasi, et me oleme siin ja me teeme ägedat asja ja see on kõige tähtsam. Te olete nii hea tundega sinna sisse läinud juba, pole ime, et teil nagu kõik, nagu sa ütlesid ka, et saateväliselt me ennem rääkisime, et sa ütlesid, et nagu isegi üllatavalt liiga hästi läheb, on ju. Nii tore on kuulda seda. Ma lugesin ühest Investor ajakirja vist üle-eelmisest väljaandest, et häid inseneri ju võib leida, on ju. Aga seda tiimi esiteks kokku panna ja müügijuhte, turundusjuhte, et neid on ka vaja. Et mulle tundub, et sa oled nii mõnusa sükse harmoonilise kombo leidnud enda ümber, et ja must ta ise on nagu see kombo juba sa oled see tuumiku, kes hoiab seda selliselt. Et jaa, sest tihtilugu ongi, et võib-olla tahetakse midagi luua, aga just nii-öelda see insener võib-olla, kes oskab neid asju kaasa mõelda ja siis kõik need teised osad, nad on kõik eri inimesed, aga siin sa oled nagu kuidagi üks komplekt ja sa nagu näed ju seda nagu suurt pilti ka nagu väga hästi sel juhul. Et see on kindlasti sul väga äge eelis, kui ma kõrvalt nagu lihtsalt peegeldan seda sulle. Kas see oli sinu inseneeria, kui sa alustasid enda õpinguid ja kõike muud, et kas sinu lõppsiht oligi see, et tahaks midagi täitsa enda oma kujundada? Ja ma olen mõelnud igasuguseid imelikke leiutisi ja mul on hea meel, et nüüd lõpuks on mingi asi läinud käima, sest et ütleme talvel tuli kinno üks Eesti film, kus oli Salomon Vesipruul ja mingid tema 2 sõpra. Ja siis ma olin küll, et pekki, ma olen siis sama vend seal. Et ehitan mingit asja, mis ei tööta. Mul on mingi sõber, kes ka, mul oli üks äge muusiksõber, kes ka ütleb, et varsti mulle hakkab minema. Varsti hakkab minema, et ma veits teen veel muusikat, et ma veel päris elu ei hakka elama. Ja siis ma ütlesingi pekki, et on täpselt mina ja mu sõber seal filmis. Et me teeme mingit asja, ise olen hullult enesehindlad. Ja, mul varsti hakkab minema kõik. Ja nüüd ongi see suur rõõm, et see asi päriselt hakkab vaikselt minema käima. Et ma ei olegi see päris hull. Et täitsa õnnestuski nagu. Aga mis siis see suurem unistus sul nüüd edasi on, ütleme näiteks poole aasta lõikes? Et nüüd on see ajujaht, ma saan aru sügiseks, eks ju? Mis siis see suveplaan on näiteks või? Ja, ütleme, mõttekas on kiirustada aeglaselt. Ehk siis meil on ja mõned sellised ekspertkliendid, kes siis on ostnud tellinud ja kes hakkavad katsetama, meil lähevad renti. Suvel me tahamegi näha, mis meil on tootega, et kui me nüüd talvel paneme päriselt tootmise suurelt käima, et siis me teame, et see on nüüd see õige. See on nüüd see, mis me oleme täiesti kindlad. Ja mul ongi nii hea meel, et kõik asjad vaikselt sujuvad. Ja eelmine nädal oli meil siis 3. versiooni esmaesitlus. Siis nüüd mõtlengi, mis meil nüüd tuleb. Nüüd nädalavahetusel ma lähen Värskasse tegema ka ühte üritust nende foilidega. Siis on üliõpilaste suvemängud, kus me korraldame koolidevahelise foilivõistluse. Island Soundile lähme paneme need sinna, kus saavad inimesed ka käia sõitmas siis. Et hästi palju fun'i, hästi palju katsetamist ja tehagi seda rõõmuga, pingevabalt ja vaadatagi, et mis on see parim kombo, mida me talvel siis hakkame tootma, et järgmine kevad saaksid kõik kliendid väga rõõmsalt sõita. Kuna sinu saade läheb meil nädala pärast juba välja, siis ma nägin, et sa täna või eile hõikasid välja, et sa ütlesid ambassadore. Mis selle jaoks peab tegema või mis see kujutab endast? Ambassadoriks siis Reifoilis, mis me tahame, mis me pakume, on see, et inimene käiks sõitmas, avastaks ilusaid kohti ja võib-olla ongi mingisugune äge turismitalu või
mingi rendikoht või mõni ettevõte, kes tahab neid foile endale või tahab mingeid üritusi foilidega teha suvel. Et ütleme, kui on firmal mingid suvepäevad, siis ma ei tea, võtad 5 foili omal autosse, teed seal üritust või leiad mingeid kliente, et selline surfad ringi, naudid suve ja laiendad siis meie sellist toredat surfivõrgustikku. Ja selleks, et tulla ambassadoriks, sa pead oskama juba foilida sinu juures juba käia ja juba natuke vilunud ka olla selles. Tead, ma arvan, et see hea energia kiirgab edasi igale poole, nii et kui sul on hea energia ja sa tunned, et sa tahad midagi lõbusat teha, sa ei karda kuskil sadamast sõita, et siis lihtsalt head asjad juhtuvad lihtsalt iseenesest. Ma tahan küsida selle küll, et mis kõige raskem osa selle foili juures on püsti saamine või? Sest see ju, see kiiruse timmimine on ju, et siis mis see õppimiskurv on, mis sul kõige keerulisem võib seal olla, et millega sa näed, et inimesed kukuvad maha näiteks või ei suudagi püsti saada? Ja ma ütleks, et see alustamine nagu iga asjaga on kõige raskem. Et kui sa üleval oled ja foilid, siis on hästi lihtne, siis on hästi intuitiivne. Sa sõidad nagu rula või lumelauaga, kallutad igale poole. Et siis on lihtne, aga just alustamine on raske, et sa kukud vahepeal vette. Aga mis foiliga on hea, elektrifoiliga, et sa saad ükskõik palju kordi seda alustada uuesti. Ja kui on sile vesi, siis on suht lihtne tegelikult seda nagu iga kord sa õpid järjest juurde, iga kord sa jälle tekib lihasmälu, kuhu poole sa pead kallutama, et see nagu elektrifoiliga on ja hästi palju lihtsam kui tuulega harjutada, et sul ei ole, sina oled ainuke muutuja ja sul on pult käes, on teine muutuja, et selle pulti pead timmima ja rohkem sul ei ole midagi. Kas ta on sama lai nagu supilaud enam-vähem või? Jah. No aga siis on ju lihtne vaata, kus on Eestis on supitamine on hästi popis läinud. Et võib-olla see on ka üks viis, kuidas seda reklaamida nii-öelda, et on nagu põhimõtteliselt nagu suplaud on ju. Ja, ta on põhimõtteliselt nagu suplaud, aga hinnaklass on natukene kallim. No, kuule, aga lõbu on ka rohkem. Sa ei pea ainuga seal aerutama terve aeg on ju. Kui minna siis foilima hakkas, kui suur tõenäosus on, et esimesel korral juba saab siis hea sõidu tehtud? Kui sa sõidad rahulikult ja ei tõuse lendu, siis sa saad täiesti kuiva nahaga tagasi. Aga kui sa oled uljas ja hakkad kohe lendu tõusma, siis sa saad ka vette, nii et täpselt ise timmid ja sõltub sust endast. Ja mul on kuidagi, ma olen näinud, et mõni mu sõber, kes on sõitnud lumelauda või mõnda muud sporti teinud varem, tema saab ikkagi minutitega saab juba üles. Ja need, kes pole teinud, nendel läheb rohkem aega. Aga mis siis on need võtmeküsimused või võtmeasjad, mis siis inimene peaks meelde jätma endale enne, kui ta tuleb siis näiteks reifoili proovima. Näiteks näebki teid on ju, et kas ma võtan oma kalipso siis kaasa või peab mul kiiver näiteks peas olema või pean ma enne, ma ei tea, kuskile, ma ei tea, mis need ettevalmistused võiksid olla temale siis? Vambola surfis siis on nii kalipsod kui kiivrid olemas. Mõistlik on panna. Ja sealt olite alaliselt nüüd see suvi on ju? Jah. Okay. Ja võib-olla mida ma soovitaks, et vaata mõni YouTube'i video läbi, kus seal seletab ära, seal ikkagi natuke on, mis sa pead teadma, et kuidas sa jalgu sinna peale paned ja et kui sa ise õpid, sul kauem aega, kui sa veits juba tead. Ja ma ise panin tähele, et üks sõber, kes Tartus kogu aeg vaatas, kuidas meie sõidame, mitu päeva järjest vaatas ja kui ta 3. päev läks ise sõitma, ta sõitis megalt hästi. Et juba see, kui sa vaatad ja näed, miks teised kukud vette, siis sa ise sama asja pärast enam ei kuku. Et sa juba vaatamisega tegelikult õpid väga palju. Aga mis siis on, kuidas tulevikuplaanid ettevõtte suunas? Kas hakkate tiimi laiendama, kas te otsite naisinsenere või ambassadore otsite, aga kas ka nagu ettevõtluse suunas on piirid valla või? Ja ma ütlekski, et üldse sellise ettevõtluse juures sul ei olegi piire, et sul ei ole ühtegi ju piiri ees, mis sind piiraks, et sa saad järjest laieneda, suureneda, mingid pivotit teha kuskile suunas. Meil on juba väike järgmine mõte, mis meie järgmine toode võiks olla peale surfilaua. Mis see võiks olla? Saad rääkida sellest? See on väike saladus, aga Eestis juba üks ettevõte teeb sarnast asja, mille nimi on kosmosevalgus. Ma isegi olen jälgija neil. Aha, okay. Et selline, mulle hullult meeldib see kosmosevalgus, ma tahaks ise teha veel natuke ägedama. Mis see on meil siis? Kosmosevalgus on selline väikene projektor, mis sulle siis toalakke
loob sellise meeleolu sa oled kindlasti näinud mingisuguse. Jaa, sa praegu mainisid siis kuu ja tähed ja Jaa. mingid virmalised või mis seal on. Hästi mõnus. Ja sa ütlesid praegu, ma sain aru nüüd, mis on. Ma praegu hakkan mõtlema, et selle surfi jutu kõrvale ma ei kujuta ette, mis sa sealt siis võid nagu tekitada, et sa oled ise 3D-na seal siis selles kosmosevalguses või ei kujuta ette nagu. Jaa, natuke selles suunas küll jah. Jah, kui vahepeal. No näe, siis jääme ootama, aga mis siis, ma tean, et hästi paljud startupid, sisuliselt olete ju startup ja lähevad ikkagi lõpuni välja, et lähevad, küsivad igasuguseid rahastusi ja äriinvestoreid ja kas teil on ka see plaan, et näiteks mõni ingelinvestor endale leida? Ma arvan, et pikemas plaanis küll, et selleks, et see tootmine üles seada, selleks ikkagi raha kulub, et praegu meil on väga hästi, et meil on oma sellist väikest tootmist saame teha Mektoris, kus meil on väga head ruumid, ülitore, kõik on lihtsalt super, et TalTech on meile kõik need asjad võimaldanud. Aga et nüüd professionaalselt teha, siis tuleb ikkagi see asi niimoodi käima panna, et sul ongi sertifitseeritud, et sa võid seda müüa üle maailma ja ikkagi panna asi niimoodi käima, et terve maailm teab, kes ja mis sa oled. Mul on võib-olla üks hästi isiklik küsimus sulle. Kas sa oled ka mõelnud selle peale, et näiteks oma toode maha müüa? Stiilis, mul väga hea tuttav töötab seal Tool tõuksides, eks ju, just selle production line'i peal, eks ju, kus neid kokku pannakse. Kas sa oled ka mõelnud sellise variandi peale, et näiteks mõni selline ettevõte ostab sul selle üldse idee ära? Ma ütleks, et see e-foil on nii kasvav turg, et sellised legacy firmad nagu Tõuks on, et võib-olla pigem vastupidi, et meie ostame Tõuksid ära. Pigem niipidi. Nice. Mulle meeldib see suhtumine sellesse, mulle väga meeldib ja väga tuus. Kuule, aga kui on mingi asi, mida sa tahaks peale selle kosmosevalguse laadse tootega, mis sa veel leiutada tahaks? Suur asi, mis on kõige suurem asi, mis sa oled mõelnud, et seda nagu maailmas veel ei ole ja see teeks lihtsalt kõik palju paremaks. Või lõbusamaks. Ma ise süsteemi insenerina, mida ma tahan teha maailmale, on see, et ettevõtted teeksid omavahel rohkem koostööd. Nii nagu Tool, me tahame nendega täiega koostööd teha, neilt õppida, kuidas nemad tegid oma tõuksid nii hästi veekindlaks, et oleks sellist armast ettevõtete vahelist koostööd ja aitamist, sest et meie konkurent ei ole Tool ja Tool ei ole meie konkurent, et kui me aitaksime üksteist, ma arvan, et me jõuaksime palju kiiremini, palju kaugemale oma eesmärkidega, et julgustagi neid ettevõtteid koostööd tegema, et sul ei ole mõtet ju mõelda, et oi, et kui ma kedagi aitan, et siis tal hakkab jube hästi minema. Et selleks, et me Eestis üldse maailmaga suudaks konkureerida, me peaksimegi aitama üksteist ja tegelikult see on tore, et Eesti ettevõtted väga palju aitavad ja mul on siiralt hea meel, kuidas meil on läinud, et kui me oleme mõnelt ettevõtet läbi küsinud, siis kõik on aidanud ja kõik on nii hästi läinud. See tundub üldse hästi selline läbiv teema ja tundub, et kuidagi asjad liigud ka sinna poole, et ka seda podcast'i tehes, et läbi saatekülaliste ka, et on väga palju kuulda, et seda koostöö tegemise nagu nooti, et seda tuleb, et kõik on minu meelest nagu hästi avatud, et ei ole, et kõik tahavad oma künka otsas kuidagi salaja teha, et aina rohkem ja rohkem nähakse seda väärtust, et koostööd teha. Läbipaistvust ka ma olen märkanud, et just see, et neid asju tehakse ausal viisil, mis on ka kindlasti üks kõige suurem, võib-olla ma teen kõikidele liitium, mis iganes, ma tahaks nii tark olla praegu öelda igast keemilisi ühendeid, aga mul ei tule ühtegi muud pähe, et loodust säästvat, et see on ju kõige nõrgem koht, kuhu teid tegelikult saab ju nii-öelda lüüa, et see ei ole sustainable, see ei ole jätkusuutlik, kui kuskil Ugandas keegi kaevandab seda, et selles mõttes, aga samas jälle on, kas siis näiteks tootearendusena, ma ei tea, päiksepatarei laaditavad mingid asjad, eks ju. Kas see võiks olla üks tulevikusuund? Ja ma ütlekski, et see elektrifoil tegelikult on hästi roheline. Kui sa võrdled, et mis on alternatiivid selle elektrifoilile, on ju skuuter ja mootorpaat, et kui Vambolas muidu veetakse taga mootorpaadiga neid surfareid, mis kulutab tunnis 30 liitrit kütust, siis see 30 liitrit kütust, fun fact, võrdub 270 kilovatti elektriga.
meie foil võtab tunniga 1 kilovatti elektrit, nii et meie foil on 270 korda efektiivsem kui mootorpoet energia mõistes, et sa saad kaatriga vedada tund aega taga inimest versus foil saab sõita 270 tundi. Vot see, selline statistika. Väga hea, mind pandi paika, mulle meeldib see nagu, aga mulle meeldibki, sellepärast ma küsingi, ma saaks isegi rohkem aru sellest, sest on ju. Aga see on jah vaata huvitav perspektiiv, mis sa nagu kuidagi pakud ka, et nagu alati nagu ei tule selle peale ka, et seda viisi. Kas sa arvad lihtsalt, et see ajastu, kus me oleme praegu, on liikunud nagu rohkem vaata vanasti oli siuke klopsiti kokku ja hakati tegema nagu väga võib-olla ma teen kuskilt liiga, aga väga brutaalsetel viisidel ei mõeldud tagajärgedel. Täna on see hästi hellaks ja selliseks nagu isegi normaalseks nähtuseks, et sa mõtled nagu ka, kui kaua ta kestab. Näiteks sa ütlesid ka, et te tahate, et see aku vähemalt 5-10 aastat, sa ütlesid, on ju, kestaks, et noh, sa juba mõtled eoses selle tootearenduse puhul nii kaugel ette versus näiteks diiselkütustel arendatavad asjad, ma ei tea, 60 aastat tagasi, kedagi juvitab palju mingeid asju õhku lendab või noh, saad aru, et noh, see loodus, see impact nii-öelda, eks ju. Jah. Ma lihtsalt ise räntisin praegu mingi mõtte peal, aga mina tahtsin tegelikult küsida küll ühe küsimuse ka veel siia lõpupoole, et kui sa teeksid ka ühe ettevõtte nüüd täitsa nullist, mis sa teeksid? E-foili. E-foili, jah. Ma arvan, et see praegune asi on lihtsalt maailmale nii vajalik, et just saaksidki surfata iga ilmaga, nautida seda ja see, et me saame teha sellist asja, mis pakub inimestel nii palju rõõmu. See on nii äge, et see on äge teha ja äge on pakkuda inimestel seda tunnet ka. See on nii üllas sinust, et tegelikult on vähe selliseid asju, mida tuuakse turule, mis oleks ka nagu selline, et kuulge, teeme mingit ägedat asja, lihtsalt tunneme sellest rõõmu ka, kui me seda teeme, eks ju. Et ikkagi omakasu püüdlikkuse peal on väga paljud tooted näiteks, ütleme, mis põlevadki kiiresti läbi, et see on väga cool. Premium, nagu sa ütlesid. Nii et tundub siin juba kuulajad kuulsid ka, et kus saab siis teid leida, et Vambolas mainisid ka Island Soundi. Kus veel? Või need ongi need põhikohad? Ambassadoriks saab kandideerida. Vaadake meie Instagramist rayfoil.surf, et me seal suht tihti käime ringi ja see nädalavahetus ka me oleme reedel Tartus, laupäeval oleme Värskas ja Otepääl ja pühapäeval Viljandis, et me käime suht palju ise ka ringi ja surfame, et ma arvan, et küll kunagi te ikka meid kuskil üles leiate ja saate tulla sõitma. No minimaalselt siis Vambolas, mina plaanin küll tulla. Aga suur tänu sulle, et sa tulid ja rääkisid, et see on mingi selline valdkond, milles mina olen ikka täitsa võhik, aga näe, saab ikka täitsa vahvaid asju ka teha ka inseneerias, eks ju. No ma usun, et isegi vägagi, et selle koha pealt tõesti, et väga aga eriline külaline selle koha pealt, et ega väga palju insenere ma ei usu, et niimoodi saaks siis võib-olla kutsuda saatesse ja rääkima oma leiutistest nagu just läbi selle ettevõtlusega teekonna. Ma tahtsin öelda, et mulle tundub, et meil selgus siin, et pigem ikkagi ettevõtja ja insener, mitte vastupidi, et insener ja ettevõtja, eks ju. Aitäh sulle, Andres, ja hästi palju tuult. Ma ei tea, oota, mida ma sulle nüüd soovin, ma pean tuult tiibadesse öeldakse, aga tuulevaba tiiba või kuidas? Või siis tuulevaikset, mõnusalt tuulevaikset päeva. Siledat merd. Siledat merd, jah. Jaa, siledat merd, mitte siledat teed. Väga hea. Aitäh sulle, et sa tulid. Ja, aitäh ka minu poolt ja järgmiste kuulamisteni siis ka meie saate kuulajatega siis. Kuulajatele. Põlisti see lõppu, pole hullu. Saame hakkama. Aitäh. Aitäh. Tšau. Tšau.